nii õed, te olete nüüd teinud vägeva etteaste Tallinna Laste Turvakeskuse noorukitele, kellel täna on lõpupidu. Ma küsis kohe, kas teil endal on olnud ka selliseid väikseid probleeme nooruses? Ikka on, ma arvan, et ikka see emale-isale peavalu tekitatud, aga eks see käib vist natuke noorusega kaasas ka, et ega ilma selleta ka ei saa õppida, ma arvan. Ei no lihtsalt see hetk, kui sa saad aru, et sa tead ju kõike ja siis saad aru, et vanemad tahavad hakata seal õpetama ja tegelema ja ütlema ja siis sa mõtled, et mis mõttes ja siis sa hakkad ju, kohe peab ju märatsema hakkama. Nii et vahepeal ikka sõits katus ära küll, jah. Aga kas mingi moment on olnud, et te tunned, et vot nüüd oli see moment, et oleks võinud nii minna või oleks võinud teist minna, aga kuskilt tuli see tugi või selline abi kellegi poolt? Jaa, mul oli küll. Oli hea sõbranna ja mul oli toetav perekond, kes raskest hetkest aitas üle. Ja ma arvan ka, et lähedased ja väga head sõbrad su elus on ikkagi need, kes sind sealt august välja aitavad, et kui olgu see auk siis missugune tahes. Just, ja selles mõttes, et kui sa tunned, et need inimesed, kes su ümber on, pole sulle head, siis tuleb leida uued inimesed, kes on head ja kellelt sa saad seda tuge, mida su vaja. Just. Ja mis oleks selline ilus suve alguse soovitus siis nendele noortele, kes siit lähevad nüüd ellu uutena, nii siit tugevatena ja õnnelikena? Minge maale rullima, just seepärast, et ma arvan, et iseenda leidmine ja siuke endaga sõbraks saamine ja siuke nagu mõistuse pähe otsimine on maal kõige parem asi, mida teha, sest seal sa saad rahulikult olla, hingata värsket õhku, olla rahulikult ja teha omi asju ja mõelda omi mõtteid, nii et maale rullima. Just, ma olen Kristeliga täiesti nõus, et maale minek ja sealt nutitelefonist ära just minek. Võib-olla see on ka üks oluline faktor tänapäeval juba, et see telefon välja lülitada või täitsa kuskile. Ja kui ei saa, siis maal saab mega häid Instagrami pilte. Ja kus teie see Instagrami maa koht on? Saaremaal! Terve Saaremaal on minu Instagrami maa.